Aga kadetklassis rajale tulevad siis võistlejad kvalifikatsioonisõidu tulemuste põhjal ja esikohalt stardib number 7 Siim Sepp. Paigalt stardiga on siis tegemist, nendel vaid üks nii-öelda tutvumisring, muude midagi. Number 7 Siim Sepp siis parimalt stardikohalt. Number 10 Mark Dubnitski teiselt kohalt, kolmandalt kohalt stardib number 6 Erik-Markus Jaanimets. Neljandalt kohalt number 3 väga kiire nimega Ayrton Kloren. Viiendalt kohalt number 1 Richard Viigisalu ja kuuendalt kohalt number 55 Hugo Neotobias Parts. 6 võistlejat läheb siis rajale ja nagu öeldud, seda on täpselt 6 korda rohkem kui oli eelmisel aastal kadettklassis, mis on igati rõõmu tegev, meeliülendav number. Nii et loodetavasti jäävad kõik need 6 tegelast võidusõidu juurde ja eks tulevik näitab siis, kas minnakse Mudasisse püherdama rallikrossi ja autorallit sõitma või jäädakse kõvakattega tee peale ringrajale. Aga kuhu iganes, tore on, et järelkasvu meil paistab ja nädal tagasi oli Talindid rajale võistlus ja nädala pärast on jälle. Nädala pärast siis FK kardikeskuses ja sealgi on väga ägedad heitlused ja rajal selle võistlussarja raames on käinud nüüd sel hooajal 40–60 sõitjat ühel võistlusnädalavahetusel, nii et tore on, järelkasvu tuleb. Üheksa ringi ootab ees siis neid noori mehi, nii et rajale tulevad number 7 Siim Sepp, number 10 Mark Dubnitski, number 3 Ayrton Kloren, number 6 Erik-Markus Jaanimets, number 55 Hugo Neotobias Parts ja number 1 Richard Viigisalu. Start antakse fooriga. Nii kõik juhendajad annavad karmi käsu poistele, vaadake ainult foori. Üks võistleja veel hulgub seal rajal kuskil, ei ole ta veel stardijoonele jõudnud, võtab väga rahulikult seda tutvumisringi, tutvubki oludega, rajaga, ümbrusega, naudib loodust nähtavasti ilus ilma tõepoolest täna. Aga see ei ole põhiline on täna kiiresti sõita ja kõrgele kohale jõuda ja oma meisterlikkust tõsta. Nii et 7. kart on ka rajale tekkinud, number 99, roheline lipp tõusis, punane tuli põleb, võistlus, start on antud. Esialgu paistis niimoodi, et number 10 sai parema stardi ja see üks ei paistnud niimoodi, vaid see on nii. Mark Dubnitski, number 10, tõusis võistlejate rivi ette otsa. Number 7 Siim Sepp on siis teine, kolmandal kohal number 3 Ayrton Kloren, edasi number 6 Erik-Markus Jaanimets, number 1 Richard Viigisalu, 55 Hugo Neotobias Parts ja number 99 Andi Talvar on siis ka õnneks tulnud starti. Number 99 Andi Talvar, kes kvalifikatsioonis aega kirja ei saanud, aga võistlejate nimekirjas ometigi on. Eelfinaal määrab siis kohad finaalsõidu stardiks. Ja Siim Sepp on nüüd pikalt eest ära läinud, Mark Dubnitski kaotab talle 1,2 sekundiga, kolmas number 3 Ayrton Kloren ja paistab, et just teisele kohale läheb ägedamaks heitluseks, sellepärast et Ayrton Kloren on seal Dubnitski sabas. Nii et Dubnitski, kes tegi päris hea stardi, on nüüd pärast hulka maad kaotanud ja
number 7 Siim Sepp on tõusnud liidriks. Artem Looren seirab seal tihedalt Mark Dubnitski sabas. Number 7 Siim Sepp ülipikalt eest ära läinud, valgusaasta kaugusel juba peaaegu mootorispordi mõistes. Nii et teine ring lõpeb, kiirem ring seni Siim Seppal ja parandab loomulikult oma ringiaega, praegu veel Mark Dubnitski ees, siis tuleb Artem Looren, aga eelmisel ringil Looren oli 0,05 sekundit kiirem kui Dubnitski ja siin teise kurvi sisenedes tundus hetkeks, et pidurdus maa peal sai nagu järgi, aga ausalt öelda, ma täpselt ei teagi, kas siin kadetis nii väga pidurdatakse üldse sinna teise kurvi. Siin rohkem parema päkasirutusega rada, see Tabasalu rada neile kadettidele nähtavasti on. Et piduripedaali tuleb meenutada ainult siis, kui boksi sõit on ja kui stardijoonele sõit on. Igatahes Looren seal erinevaid trajektoore harrastab, kui Andi Talvar läheb järjekordsele ringile selgelt kõigist maas. Tema parim ringi aeg 1.07,17, kui Siim Sepp liider on näidanud aega 51,24 sekundit. Kolm ringi on nüüd läbitud, Siim Sepp suveräänne liider, 3,6 sekundit tema edu järgnevate ees ja nüüd jällegi sinna teise kurvi sisenedes paistab niimoodi, et seal on edu Artem Loorenil, saab ta paremini järgi, aga nüüd siis poos kaardi natukene kinni ja sai pika vahe nüüd number 10 Mark Dubnitski. Nende taga siis number 1 Richard Viigisalu, number 6 Erik-Markus Jaanimets ja number 55 Hugo Neotobias Parts. Paraku nüüd on selliseks eraldi stardist sõiduks läinud, vahepeal tundus küll, et läheb põnevaks seal teisele-kolmandale kohale, aga kahjuks Artem Looren teises kurvis poos natukene ennast kinni. Aga paistab, et kogub kiirust jälle ja hakkab püüdma Mark Dubnitskit. Tervelt 0,8 sekundit kaotas Looren eelmisel ringil ja nüüd neil number 99 Talvar jääb ette. Õnneks trajektoori ei muuda ja jällegi see teine kurv, paistab, et on trump Loorenil võrreldes Dubnitskiga, juhul kui ühtegi viga seal kurvis ei tee. Eelmisel ringil Dubnitski oli natukene aeglasem kui oma parimal ringil, nii et sellises väga stabiilses tempos jätkab Dubnitski, aga paistab, et Looren saab talle järele. Nüüd teine kera on hoopis see, kui on järele jõutud, 5. ring käib 9. Kas on võimalik ka mööda sõita, mäletame eelmisel etapil Vormel 1 Bahreinis ka, Sebastian Vettel tolknes seal Valtteri Bottase sabas ja mitte kuidagi mööda ei saanud. Ja vaatame, mida näitavad ringi ajad. Siim Sepp pikalt ees, number 7. Dubnitski sõidab oma parima ringi, Looren sõidab oma parima ringi, Looren oma parimal ringil 0,3 sekundit kiirem kui Dubnitski, vahe 0,72 sekundit. Nii et läheb põnevaks. Siit tulevad järjest 1 ja 6. Viigisalu ja Jaanimets. Nii et Richard Viigisalu on 4. kohal, 5. kohal number 6 Erik-Markus Jaanimets. Et 4. ja 5. kohale käib ka äge võidused, tulevad teisest kurvist, saab praktiliselt kõrvuti nüüd välja. Ees on praegu veel number 1 Viigisalu ja ka Jaanimets ei ole sugugi kaugel. Nii et see on tore, võitlus käib. Ei ole eraldi stardis sõitu enam, aga Siim Sepp on ülipikalt ees, tema hooldajad väga rahul, loomulikult poiss ka kindlasti. Pea ringi ei käi nagu lokaator, see on suurepärane, ei ole vaja vaadata, mis seal taga toimub, tuleb keskenduda oma sõidule. Ja nüüd jälle haukab tolmu natukene number 3. Artem Looren, tahtmist on kõvasti, aga paraku see maksab talle aeg-ajalt kätte. Eelmisel ringil oli ta jällegi 0,7 sekundit aeglasem kui Dubnitski, samal ajal Mark Dubnitski sõitis oma parima ringi, kui siin 4. ja 5. kohale Richard Viigisalu on ees, siis tuleb järgi kohe Erik-Markus Jaanimets ja sama teema, et ei ole sama teema, et seal siiski teise kurvi keskel nagu saab Jaanimets talle lähemale ja nüüd siis sõidab number 55 ka ringiga, oi, veel ei sõida ringi mööda, ehmatas ära natukene siin Andi Talvarist Hugo Neotobias Parts. Nii et oli mööda saamas tast ringiga, aga tegi sellise pirueti. Ja nüüd siin tagasirgel siis 1 ja 6 omavahel pusklemas, kui läks 8. ringile Siim Sepp ja sõidab võistluste kiirema ringi 50,974. Ja näete jälle selge vahe sees, Artem Looren, Mark Dubnitski. Dubnitski sõidab
tõusvas tempos, ütleks niimoodi. Mark Dubnitski number 10 näitas ringi aega 51,32 sekundit, mis on siis 0,4 sekundit aeglisem kui Siim Sepa kiiremal ringil, nii et kui Dubnitski oleks kohe saanud sellise tempo üles, siis võiks esikoha pärast heitlus ka võib-olla päris põnev olla. Ja nüüd siis tulevad jälle seal 4.-5. koha sõitjad Richard Viigisalu, Eerik-Markus Jaanimets ja paistab, et Viigisalul on mõningas mõttes nagu selline kaherattaliste sõit rohkem meelepärane, et tikub kallutama seal kurvis ja vaatasin just, et meie ringrajasõidu korüfee ka on siin kardisõitu vaatamas, võib-olla tema on siin näpunäiteid andnud, nii et number 1 meil siin Richard Viigisalu, no põlve maha ei pane, õlga võib-olla ka mitte, kätt loodetavasti ammugi mitte, aga näete seal eelviimases kurvis on ka jälle väga-väga lähestikku numbrid 1 ja 6, Viigisalu ja Jaanimets, Viigisalu on veel ees, Jaanimets tema taga ja siit tuli siis Ayrton Kroore nüüd jälle oma kujundeid natukene teinud sellel ringil. Ja kas saab nüüd Jaanimets lähemale? Igatahes Viigisalu hullult kallutab, nagu Mark Marquez juba või Valentino Rossi kaheratalistel, aga see ei ole see võistlusklass ja nüüd saab kõrvale, läheb mööda ja kohtade vahetus toimus, Eerik-Markus Jaanimets number 6 tõusis 4. sai mööda Richard Viigisalust, nii et Viigisalu liialt keskendus kallutamisele, teine mees rohkem kardi roolimisele ja näete, tulemus on käes, number 6 on tõusnud viimasel ringil 4. kohale, kui finišilipp lehvib ja number 7 Siim Sepp on võitja. Ootame teist, kes on eeldatavasti number 10 ja Mark Dubnitski, täpselt nii. Dubnitski eelfinaali teine. Siin saab finišilippuga number 99 Andi Talvar, kes täiesti omast tempos sõitis, väga õige, nii peabki tegema. Nüüd siis number 3, Ayrton Kroore. Pingutas kõvasti, kahjuks aeg-ajalt pingutas üle. Ja number 6 viimasel ringil tõusis 4. Eerik-Markus Jaanimets. 5. number 1 Richard Viigisalu, 6. number 55 Hugo Neo Tobias Parts ja 7. number 99 Andi Talvar. Aga Richard Viigisalu vanemal võiks mõelda küll, et äkki poisile sobib kaherattalistega sõit paremini, sest see kallutamine tuleb tal küll filigraanselt välja. Ja tõesti, siin motoringraja korüfeerisid meil kõnnib ringi, võib nõu küsida, et äkki on abiks. Teisest küljest Valentino Rossi omal ajal alustaski kartidega ja näete, kuhu mees nüüd on jõudnud, 9-kordne MotoGP maailmameister, nii et kardisport on tihti peale kõige algus, ükskõik, olgu see 2, 3 või 4 rattal. Järgmine võistlusklass, kelle eestarti ootame, on meil Mikro 60.